Tere kõigile, minu nimi on Maris Tammet, olen teejuht, mina kutsun ennast siis teejuhiks teistele inimestele, et näidata valgust, tuua päevavalgele nende või nagu inimeste sees olevad siis potentsiaalid, aga selleks, et see potentsiaal saaks avaldada, pean ma nähtavale ka tooma need asjad, mida inimesed väga ei taha näha algselt. Hiljem on nad üliõnnelikud, et nad näevad seda, mõistavad ja tervendavad seda. Ja see on täiesti okei, sest meie elu rajabki absoluutselt kõik, mis toimub meie sees. Kõik need emotsioonid, mis me oleme alla surunud, sa võid öelda, et mul ei ole ühtegi emotsiooni, mida ma olen alla surunud, meil on. Kas või see, et sa olid väike laps, tahtsid pissile, sa ei saanud ja sa pidid siis tundma ennast, et mul ei ole võimalik siis pissida, et mul ei ole lubatud pissida. Ja sellest piisab see, et tekkis mingi alla surutud emotsioon sellest. Täiesti siuksed asjad. Läksid ema juurde, näe, vaata mu joonistust, mis ma tegin. Ja ta ei võta hetke, et vaadata sinu joonistust ja sellest tekkis sul juba emotsioon, et see ei ole, ma ei ole oluline või sellega seotult siis. Ja sealt siis hakkasid ka tekkima uskumused, et ma ei ole oluline, ma ei ole piisav, ma ei ole väärtuslik. Need uskumused tulevad ka veel varasemast, erinevatest siis kogemustest, mis me oma elus oleme kogenud, hakkavad need uskumused siis läbi nende kogemuste meie sisse tekkima alateadvusesse ja me hakkame neid uskuma ja sellega seotult siis me hakkamegi tegelikult kogema oma elus kõiki neid asju, mis siis käib selle uskumisega kokku. Näiteks, kui ma usun, et ma ei ole piisav, siis ma pidevalt kogen seda, et ma ei ole piisav. Näiteks kandideerin tööle ja töökohast mul võivad kõik asjad olemas olla, aga tuleb nagu vastus, et vabandame, et teil ei ole piisavalt mingeid kogemusi, mida me soovime või ootame, et teine kandidaat oli parem. Ja see koheselt see emotsioon selle taga, selle uskumuse taga veel trigerdub. Aga tegelikult see emotsioon trigerdub selle jaoks, et sa näeksid ja saaksid tervendada ennast sellest. Et see ongi see põhipoint, miks meie nagu see kõik toobki nagu päevavalgel kõik need asjad, et mina olengi see üks inimesi, kes siis peegeldab väga palju inimestele, mis on need asjad, mis vajavad siis enda sees lahustamist, tervendamist või kuidas sa tahad ise kutsuda neid, sellepärast et need on lihtsalt vaja vabastada enda kehast, sest muidu sa kogu aeg tõmbadki oma ellu neid kogemusi, mis siis kogu aeg kinnitavad. Need sündmused meie elus siis toimuvadki nende uskumuste pealt, mis meil on ja need emotsioonid, mis meie sisse jäänud on. Just selle tõttu, et meie sagedus on sellel lainel. Meie sees ongi, et kui mina tunnengi, et ma ei ole piisav, mida ma olen ka tundnud, ma tean, minul endal on olemas olnud see uskumus väga sügavalt ja alles hiljuti siis sain ma nagu veel sügavamalt seda tervendada, et see on võtnud minu jaoks minul isiklikult aastaid, et sellega tegeleda, aga täpselt see on toimunud minu elus. Täpselt samamoodi tänasel päeval ma tulen, teen seda videot, mul ei ole probleemi. Ma tean, et ma olen piisav, ma teen selle ära nii, nagu ta tuleb, nii, nagu ta peabki tulema, nagu ta on mõeldud. See, mis keegi teine arvab, see on teie arvamus ja mulle sobib see. Teie arvamus on teie arvamus ja mina tean, et ma olen andnud edasi täpselt selle, mis on vaja. Täpselt sellisel kujul, nagu praegu on see vajalik, oluline ja nagu ma suudan. Et ma olen täpselt piisav sellisen, nagu ma praegu olen ja see video on täpselt piisav sellisen, nagu see on. Vanasti ma kartsin tulla kaamera ette, ma kartsin tulla rääkima, ma kartsin neid videosid siis laivis teha, videosid näidata, videot siis
mul läks nüüd mõte veits kaduma, ei ole hullu, et ma kartsin neid videosid jagada ja ma alati nagu isegi kui ma jagasin neid, siis ma mõtlesin, et see ei ole ikka nii hea, et see oleks võinud veel parem olla, et mu kujutuspildis oli see palju paremini tuli välja. Tegelikkuses tänaseks ma saangi aru sellest, et tänu sellele, et ma olen omal selle uskumuse ära lahustanud, ära muutnud, teadmiseks ma olen piisav iseendana, ma olen piisav see, et ma eksisteerin ja kõik siuksed asjad, ma olen piisav, mida ma teen. Jah, arenguruumi on alati, on ju, et ärge valesti aru saage, et ma ikkagi alati nagu teen veel paremini. Aga täna, nüüd ja praegu ma olen täpselt piisav sellisena, nagu ma olen. See video on täpselt piisav sellisena, nagu see tuleb. See pidigi tulema sellisena ja see ongi nagu näitabki seda, et minu nagu alateadvuses on siis see uskumus muutunud päriselt ja see emotsioonid, mis mu sellega seotud olid, sest ju iga kogemus meile andis emotsiooni sellega seotud, mis siis kinnistas seda uskumust hästi sügavale meile alateadvusesse, meie kehasse, meie rakkudesse ja see emotsioon meie sees oli kogu aeg nagu mädanes. Nagu põhimõtteliselt sa oled õuna siia sisse andnud, on ju, et see uskumuse või see uskumusega seotud siis emotsioon, ütleme, et see õun, see on sinu sees, sa oled seal maha matnud sinu kuskile kaugele, on ju, ja ta hakkab mädanema. Ta hakkab hallitama, ta hakkab mädanema seal sees ja sellega seotult siis see hakkab reageerima. Hästi tihti hakkab see väljenduma ka lisaks siis meie füüsilises kehas, et näiteks hakkavad mingid valud tekivad sul kehasse, sul näiteks, ma ei tea, see võib peavalu näiteks tekitada, siis, sest ma ei ole piisav, see tekitab stressi ja stress tekitab peavalusid, migreene ja su keha hakkab ühel hetkel nagu näitama, et kuule, sul on siin mingid asjad, on ju, millega oleks vaja tegeleda. Sinu keha on ülitark, sinu kehasse lööb lõpuks see kõik välja, mis sa oled endasse matnud nende aastate jooksul. Su keha on ülitugev, kes on hoidnud nagu kõike seda sinu sees, seda kõike toetanud, mis on nagu toimunud, mis on olnud ja lasknud sul koguda endasse neid asju. Aga ühel hetkel sinu keha hakkab nagu ka välja näitama, et kuule, sul on mingid asjad, millega on vaja kindlasti tegeleda. Nii et sinu siis väljas toimuv, kõik, mis sinust väljaspool toimub, näiteks see, et kandideeridki töökohale, saad selle tunde, et ma ei ole piisav selle töökoha jaoks, selle ettevõtte jaoks. Koolis annad endast parima ja siis sa saad ikka mingi halva hinde ja siis on veel mingid kommentaarid selle peale. Ja järjekordselt tunned, et ma ei ole piisav. Või näiteks, ma saan 5 ja siis sinu näiteks vanemad ei reageeri selle peale, siis sa saad järjekordselt tunde, et ma ei ole piisav. Ja ma ei ole piisav, tunne eriti veel hakkad sa seda otsima väljaspoolt, sest sa ei ole enda sees, sa ei tunne ennast piisavana ja siis sa hakkad üha rohkem väljaspoolt endale siis kinnitust otsima, et ma oleks piisav. Aga kuna sinu sees on siis need kõik uskumused ja need emotsioonid, sest need emotsioonid on hästi võimsad, mis meie sisse nagu kinnistuvad igasse keharakku, läbi siis nende uskumuste ja kogemuste. Et uskumused loovad siis meie mõtted loovad kogemused ja siis kogemuste põhjal saame me ka emotsioonid. Ja kõik see ringlus toimub. Kui sa nüüd neid kõike siit enda seest ühesõnaga neid mädandõunu ära ei nopi, ei vabasta, siis see mäda reageerib
Ehk iga kord, kui sul tekib olukord, kus sa tunned, et sa ei ole piisav, siis sa reageerid selle teise inimese pihta või olukorra pihta. Nad on nii lollid, mida nad ka teavad. Kindlasti on tuttav. Oled ka reageerinud, võib-olla mitte päris sellise sõnastusega, aga ka kas või autosõidus, autoroolis, mis meil toimub. Väga tihti ollakse seal nagu hästi kärsitu. Mida sa teed ja kuidas sa niimoodi ikka sõidad ja tegelikkuses sa reageerid enda sees olevatele uskumustele ja kinnihoitud emotsioonidele. Hästi tihti autoroolis me väljendame tegelikult kinnihoitud viha. Viha, mis me oleme endasse siis jätnud, need mädanenud õunalkesed, mis me sinna kogunud oleme. Et vot need löövad välja. Ühesõnaga see viha, üks viha on see õun, siis mädanud õun on ja seal autoroolis see mädanud õun tuleb nagu eriti lööb välja. Ta nagu läheb plõmmi ja siis igal pool on see mäda ja sa reageerid. Sa saad nagu, et keegi panebki liti sellele õunale ja see pritsib igale poole. Kuidas sina reageerid sellele? Sina reageeridki sellele, et sul tekib vihahoog, sa oled hästi vihane kõikide nende autojuhtide peale, sest mitte keegi ei oska ju sõita enam. Tegelikkuses sa ei ole vihane nende peale, vaid sa elad välja kinni jäänud viha enda sees. Ma loodan, et see on arusaadav, mida ma räägin. Kui sinu jaoks see triggerdab, väga hea, sellepärast, et see toob sulle päevavalgele need asjad, mis sinu sees on. Ehk kui see triggerdab sind, siis palun küsi, miks. Mida tähendab triggerdamine? See, et sul tekib reaktsioon. Ta ei tea, mida ta räägib. Või et see ei saa nii olla. Palun vaata enda sisse, esita endal küsimus, miks ma niimoodi reageerin. Ja kui sa ikkagi leiad, et ei, see ei vasta tõele, siis see video ei ole sinu jaoks veel. Küll sa kunagi tuled tagasi või saad selle info kuskilt mujalt, siis kui on õige aeg sinu jaoks. Ja see on täiesti okei. Kõik need, kes siis on valmis nägema ja vaatama iseendasse, nendesse triggeritesse, ehk siis miks need reaktsioonid meil tekivad, sest need kõik reaktsioonid, mis meil toimuvad, kõik need vihaod, kõik need siis süüdistushetked või nutuhood või pahameel, kõik need on seotud, siin on nagu lihtsalt neid nii palju, kõik need emotsioonid või nagu need reaktsioonid nendel emotsioonidel on meie sees mingi koht. Me oleme talletanud need emotsioonid endasse. Läbi siis igasugusedel uskumused mis neid ka veel mõjutavad. Neid emotsioone, sest need on omavahel seotud. Et mõlemaid on vaja muuta. Ei saa niimoodi, et ma muudan ainult uskumuse ära ja siis on kõik hästi. Ei, need emotsioonid meie sees on kehas kinni ja need on vaja vabastada, sest nii kaua, kuni sinu kehas on see kinni, nii kaua sinu keha toimib selle koodi pealt. Meie keha on nagu nii öeldes siis koodide põhjal üles ehitatud või nagu toimib. Ehk siis mis koodid sa endale oled pannud, need uskumused on ühed koodid, siis on need emotsioonid, mis meie sees on talletatud, need on teised koodid. Siis kõik need mälestused, kogemused, millest me ei taha lahti lasta, vanad lood, need kõik on siis nii-öeldes koodid, mille pealt me igapäevaselt toimime. Toimivad automaatreaktsioonid. Hästi vahva näide, mida väga paljud paarid teavad. Kui tihti oled sina reageerinud näiteks kaaslase peale, et ta on jätnud näiteks sokid vedelema, ei ole pesukorvi pannud, jalanõud on kuskil vedelevad, või ma ei tea, nõud on kapi peale jäetud, kommipaberid on kuskil, mis iganes see asi võib olla teie selles situatsioonis.
See võib ka perekonnaliige olla, ei pea olema kaaslane, et see võib olla ema, isa, õed, vennad, lapsed. Kindlasti on olnud neid olukordi ja sa reageerid selle peale ja veel kuidas. Sa oled nii vihane, et see must kauss on siin elutoa laua peal. Mis mõttes? Kuidas? Miks? See ei ole okei. Ja sa lähed nii põlema sellest. Kes tunneb seda tuttavalt? On sul olnud selline reaktsioon, selline olukord? Aha, järjest tuleb, et on. Muidugi on. Ja tegelikkuses me ei ole üldse pahased selle must kaus, no last olla seal lihtsalt. Ma viin ära või pärast viib tema ära või mis iganes. Tegelikult ei juhtu selle musta kausiga mitte midagi seal. Aga see, et me lähme niimoodi põlema sellest, see tulebki sellest, et see triggerdab, ehk siis tekib reaktsioon meie sees mingi kas siis uskumuse või emotsiooni pealt. Ja me reageerime sellele. Näiteks, kui sa oled kaaslase peale varasemalt juba pahane olnud või saanud mingi ebameeldiva emotsiooni enda sisse, oled seda kogunud aastaid, siis see kaus laua peal, see triggerdab tegelikult seda emotsiooni, seda valu kohta meie sees, mis on olnud. Et ma ei tea, näiteks kaaslane, perekonnaliige või kes iganes, ise paned enda elu siis vastavalt inimesega seotult, et kes sellist asja teinud on või siis nagu midagi sarnast. Et leiame see, et saad veel rohkem samastuda ja mõista seda, mida ma sulle edasi annan. Ehk siis näiteks sinu kaaslane unustas sinu sünnipäeva ära. Ta ei teinud midagi, ta ei öelnud sulle isegi palju õnne, ta lihtsalt täiesti tühine asi. Sinu jaoks oli see hästi oluline. Ja sa said haiget sellest. Et su partner või kaaslane siis ei soovinud sulle isegi mitte õnne. Rääkima, et oleks võinud ju võib-olla mõne lilleõiekese tuua või võib-olla mingi kingituse, mitte et see kohustus oleks, aga lihtsalt, et nagu kogeda seda, et ta väärtustab sind. Ja see tegi haiget sulle, aga sa neelasid alla selle tunde, sa jätsid selle sinna paika, sa ei tegelenud, see valupunkt sai olema see üks õun, mis sa panid sinna enda sisse ja see hakkas mädanema, see tegi järjest rohkem haiget ja siuke paha tekitas, tõmbas sinna üles, ja siis sa nägid seda musta kaussi seal laua peal, mille su kaaslane jättis sinna laua peale. Ja sa ei olnud pahane selle peale tegelikkuses, et see kauss seal, see must kauss seal seisab. See oli lihtsalt trigger. See oli reaktsiooni algus, mis tegelikult tõi esile selle valu, et su kaaslane ei pidanud su sünnipäeva meeles. Tegelikult see kauss lihtsalt tõi sulle päevavalgele sinu sees oleva kinni jäetud emotsiooni, mis on vaja siis vabastada, tervendada. Seda saab mitmel moel, kas siis koos partneriga, et sa lähedki suhtleb partneriga, te räägitegi asjad ilusti avameelselt nagu selgeks, et see tegi mulle haiget, et sa räägidki mitte sellest, et hakkad süüdistama, sa ei teinud seda. Mitte keegi ei pea tegema tegelikult seda. See on armas, see on tore, see on imeline, kui teine inimene näitab välja siis oma armastust ja hoolivust ja kõike seda sinu suunas, aga ta ei ole kohustatud seda tegema, sest tegelikult iga inimene suudab ise ennast täita kõige sellega. Kõik see, mida me ootame teiselt inimeselt, me saame pakkuda ise endale. See on väga suur triggeri koht kindlasti paljudele, et mis mõttes. See on pikem teema, et reageeri, see on väga õige koht, kus reageerida, sest sellest saab kõik alguse, sest sinust saab absoluutselt kõik alguse. Absoluutselt kõik saab sinust alguse. Kõik, mis sinu elus toimub, saab sinust alguse. Kõik reaktsioonid, mis sinuga toimuvad, kõik olukorrad saavad tegelikult sinust alguse.
sinu sees toimuvast olukorrast, sinu sees olevatest uskumustest, valupunktidest, haavadest, traumadest, kõik see, mis sinu sees on, sellest saab kõik alguse. Jah, on keskkonnamõjutused, mis on siis loonud neid asju, neid kogemusi ja kõike sellist, aga lõppkokkuvõttes tänasel päeval kõik, mis sinu elus toimub, on sinu enda loodud. Läbi sinu mõtete, läbi sinu tunnete, läbi sinu siis uskumuste, läbi sinu haavade, sinu traumade, kõik, mis sinu sees on. Kõik, mis sinu keha väljendab, olgu see siis ükskõik mis haigus, olgu see lihtsalt külmetushaigus või midagi hullemat, olgu see peavalud, migreenid, olgu see mingid vigastused, südamehäired, kõik need asjad on puhtalt seotud siis kõigega sellega, mis meie sees toimub. Kõik emotsioonid, mis me kinni hoiame, kõik uskumused, mis meil on, siis just kahjustavad uskumused, mitte toetavad. Ehk siis ma ei ole piisav, on väga-väga suur uskumus, mis mõjutab väga palju meie keha, meie elu ja see loob meeletult kogemusi. Meie ellu situatsioone, olukordi, mis seda nagu täiega toovad esile, et ma ei ole piisav ning need on väga ebameeldivad siis kogemused. Aga need on vajalikud just selle jaoks, et sa lõpuks peale siis lõpuks seda, kui sa oled tüdinud, et see toimub uuesti, hakkad sa päriselt küsima õigeid küsimusi ja vaatama iseendasse ja hakkadki mõistma seda, et tegelikkuses see on olnud õppetund, mina ei ole lihtsalt osanud õppida sellest, ehk ma ei ole osanud näha iseendasse, et minu sees on siis sellised valupunktid, mis vajavad valgust, ehk siis päevavalgele tuua ja need lahustada. Et sa lasedki need endast vabaks ja uskumuste puhul siis muudad neid vastavalt. Et kui eelnevalt oli uskumus, ma ei ole piisav, siis tänaseks on uskumus, ma olen piisav. Ja need on sellised asjad, mis muudavad elu. Esiteks, sa oled palju rõõmsam, sul on rohkem energiat, sul on rohkem powerit, sinu sees on rohkem armastust, kõike seda positiivset, rõõmu, õnne ja sellist energiat on ju, kui siis, kui sul on need negatiivsed uskumused või emotsioonid enda sees kinni. See kõik on omavahel seotud ja absoluutselt ükskõik mis, siis ainult sina saad muuta oma elu. Ainult sina saad luua need asjad, mida sa soovid, tuua oma ellu kogu see, mis sa tahad. Läbi selle, et sa hakkad iseendasse vaatama, küsima iseenda käest asju. Näiteks tuleme tagasi selle kaaslase, selle musta kausi teema peale. Tekib see reaktsioon. Vaatad seda musta kaussi seal ja tekib reaktsioon. Tahaks kohe minna, miks see kauss siin on, on ju? Enne kui sa sinna jõuad, enne kui sa seda tegema lähed, ütle stopp ja küsi enda käest, miks ma päriselt reageerin sellele. Mis reaktsioon toimub minu sees ja miks? Kus alguse saab? Ja kui sa iga kord hakkad nagu pöörama, mitte nagu näppu enda suunas, mitte väljapoole. Ma tean, ma olen ka ohvri rollis olnud, süüdistanud kõiki teisi, muidugi ka ise ennast 1000% on ju. Et vanasti ma pigem arvasin, et ma olen see kõige kohutavam inimene maailmas, kõige halvem inimene maailmas, isegi kõik, kes vangides olevad inimesed, kõik, ükskõik mida keegi on teinud, isegi inimesed, kes on kellegi ära tapnud, isegi nendest olen mina nagu arvanud, et ma olen halvem. See oli siis minu minevik. Minu sees olid need emotsioonid kinni, uskumused kinni, sellega seotult, et ma uskusingi reaalselt, et ma olen maailma halvim inimene. Ma vääringi kõike seda halba, mis minu elus toimub.
ja kõik siuke oli siis täpselt samamoodi kõik need emotsioonid, mis ma olin endasse kogunud, oli selle loonud, kaasa arvatud siis need uskumused, et ma usun, et ma olen maailma halvim inimene, mis ei vastanud kohe kindlasti tõele ja läbi nende siis ma igapäevaselt kogesin uuesti, kus siis tuli nagu nii-öelda tõestust. Ehk siis olidki sellised olukorrad, et miks sa nii halb oled või pandi mind siis olukordadesse, situatsioonidesse, kus ma siis pärast kogesin ise, et ma olen jälle halb inimene, et ma tegin jälle midagi valesti. Ehk siis neid süüdistuse kohti ma süüdistasin ennast hästi palju, ma olin hästi kriitiline iseendaga. Ma ei olnud kunagi rahul endaga ja siit tulid samamoodi uskumused, kinnihoitud emotsioonid, valu punktid, ehk siis haavad, traumad, kõik need asjad lõid siis neid situatsioone ja tegelikult need situatsioonid tulidki mu ellu selleks, et näidata mulle, kuule, palun vaata, kuidas sa suhtud endasse, see ei ole okei, sa ei ole maailma halvim inimene, sa oled ülihea inimene, aga palun näe seda. Palun näe, kui kriitiline sa oled iseendaga. Kui palju sa tegelikult süüdistad ennast asjades, mis tegelikult ei puutu isegi sinusse. Ja mul võttis aastaid, ikka väga pikk teekond oli, kuni ma sain aru lõpuks, et kuule, tegelikult ma olen ülihea inimene. Ja tänaseks minu uskumus, kui mul vanasti oli uskumus, et ma olen maailma halvim inimene, nagu reaalselt, nagu kõikidest. Isegi kui kõik kokku panna terve maailma inimesed, peale välja arvatud mina, kõik teised, nagu kõik kokku panna, isegi nendest olema siis halvim, oli minu uskumus. Ja ma muutsin selle ära. Tänaseks on minu uskumus, ma olen parim, aga see ei ole egoistlikult mõeldud, vaid see ongi nagu minu jaoks kõik on parimad. Me oleme niikuinii ühenduses kõik ja kõikide inimeste potentsiaal, nende see hing on ülivõimas. Kaasa arvatud sinu, kes sa siin kuulad ja vaatad mind. Meil kõigil on imeline hing. Jah, nagu ma ütlesin, me reageerime oma kogemuste pealt, oma kinnihoitud emotsioonide pealt, oma valupunktide pealt ja selle tõttu siis inimesed teevad erinevaid käitumisi, tekitavad teatud olukordi. Ja nii on, et seal ei ole nagu või nagu ainus asi, kuidas see muutub, ongi see, kui iga inimene hakkab siis vaatama ise endasse. Miks ma niimoodi reageerin, miks ma niimoodi käitun, miks see nagu niimoodi toimub. Ma käin korra ära ja siis tulen varsti tagasi. No nii, ma olen nüüd tagasi, mu imeline poeg ärkas ülesse. Aga ühesõnaga, mina olen ka olnud ohvri rollis, et ma olen eriti peale seda, kui minu asemel on valitud keegi teine, suhetes siis näiteks, et on petetud või reedetud ja nii edasi. Ja sellega seotult siis olen ma läinud ohvri rolli, et kuidas saab mõni inimene niimoodi käituda ja miks ikka nagu minule niimoodi tehti. Aga tuleme järjekordselt siia tagasi. Mida tegelikult mulle õbekandikul järjekordselt tuldi näitama. Kogu see situatsioon tegelikult näitas mulle uuesti, et ma ei arva, et ma olen piisav. Ma ei olnud ju piisav. Nagu ma tundsingi, et ma ei ole piisav. See trigerdus, et nagu minus trigerduski sellel hetkel see, et minu asemel valiti vaata keegi teine. Ehk siis ma ei ole piisav. Et keegi teine on parem minust. Ma ei ole piisav. Kõik need asjad tulid koheselt päevavalgele tegelikkuses. Ja elu näitas mulle seda. Mina ei osanud seda nagu algselt näha. Seda õppetundi ei saanud aru sellest, et mulle tegelikult õbekandikut toodi nagu see info ette, on ju. Ja siis
toimus uuesti ja uuesti, et kui tekib küsimus, miks mu elus korduvad asjad, et päris tihti inimestel hakkavad asjad korduma, eriti näiteks suhetes, olgu see siis sõbrannade sõpradega või siis kaaslastega, perekonnaliikmetega, asjad hakkavad korduma. Ei ole üks ühele, aga mingid sarnased mustrid jäävad. Ja need ongi sellega seotult, et see on õppetund, et meil oleks et me saaks näha enda sees, mis siis toimub ja selle lahustada. Aga kui me esimene kord ei oska sellest õppetunnist aru saada, sest esimene kord on hästi siuke leebe, elu poolt nagu leebe. Selline, et kuule, ma teeme sulle pai praktiliselt, et näe, vaata, siin on midagi, on ju. Sa ei õpi. Sa ei anna tähelegi seda. Nii. Siis tuleb juba teine, siuke patsutus, kuule. Ikka ei pane tähele. Siis tuleb juba siuke tugevam, et kuule, mis värk on? Ikka ei saa aru. Mina nagu tegin siin täiesti lõpuni välja niimoodi, et kuni siis seal järjest läks siis see ju tugevamaks ja tugevamaks see nagu löök nii-öeldes elult. Eks see õppetund, et järjest karmimaks, kuni siis lõpuks tõmmetigi mul vaip nagu jalga alt ära, et nagu ma olin täiesti seal mustas augus, sest enne mina ei saanud aru, mina ju ei õppinud, et ma ei osanud näha seda. Ja mul on hea meel, et tegelikult ma jõudsin sinna just sellepärast, et ma saan täna jagada seda, et ma olen tänu sellele jõudnud oma elus mega kaugele ja õppinudki nägema neid õppetunde juba kaugelt ära. Aha, õppetund on tulemas. Nii, selge. Näen ära, mis minu sees vajab siis lahustamist ja ma teen seda ja õppetund jääbki ära. Et ma saangi nagu sellise võib-olla hella paikese või ei saa üldse midagi. Just sellepärast, et ma oskan endasse vaadata, endasse süveneda. Muidugi ma ei ole ideaalne selles mõistes, et ikkagi ka minul ma õpin, arenen igapäevaselt. Minu sees on ikka veel mingeid asju, mis vajavad lahustada, sellepärast, et teatud määral me oleme nagu sibul, et kogu aeg koorid sealt neid kihte maha. Ja siis tuleb uus asi, mis sul seal sees on, aga mida rohkem sa neid kihti oled nagu maha võtnud, ehk siis järjest rohkem lahustanud neid vanu haavu ja emotsioone, kinni jäänud emotsioone on ja, pluss siis muutnud iseendas neid uskumusi, läbi nende emotsioonide ja uskumuste muutmise, siis sa tegelikult muudad ka enda mõtteid, et millest sa mõtled, ehk su mõtted hakkavadki muutuma positiivsemaks. Et kui inimene räägib sulle, et mõtle positiivselt ja sul on kõik negatiivsed emotsioonid, negatiivsed uskumused, siis on väga raske, väga keeruline hakata nagu mõtlema positiivselt kogu aeg. See on nii võlts, et mitte keegi ei usu seda, kaasa arvatud sina ise, ja siis see on väsitav ja tüütu. Aga kui sa päriselt tegeled siis nende oluliste asjadega, ehk siis sa lähed juurpõhjuste juurde, miks sinu elus toimuvad siuksed asjad, ehk sa hakkad iseendasse vaatama, ei süüdista teidi, ei ole ohvrirollis, tuled sealt ohvrirollist välja, et tegelikult see tuleb midagi õpetama. See olukord, jah, see võib olla ülivalus, ülikohutav, ma mõistan sind, on elus väga ränki olukordi ja ma olen need väga paljud läbi teinud. Küll siin petmiste, reetmistega, noa selga saamistega, siis kiusamistega, nii füüsiliselt, vaimselt, mõnitustega ja väga-väga palju igasuguseid muid asju, seinast seina kogemusi on mu elus olnud ja tänaseks päevaks ma ütlen, ilma nende kogemusteta, ilma nende olukordadeta, ilma nende õppetundideta poleks ma täna siin selline, nagu ma olen, ei elaks sellist elu, nagu ma elan, ehk ma ei oleks nii õnnelik, nagu ma täna olen. Nii armastust täis, mis nagu reaalselt, mul lihtsalt on armastus ja valgus on enamus, mis minu sees on tänaseks. Mega palju emotsioone, lihtsalt mega palju emotsioone, mis olid minu kehas kinni, olen ma vabastanud, samamoodi muutnud ma ei tea, tänaseks palju neid uskumusi on, mida ma olen kõik endas ära muutnud. Et
iseenda kohta, maailma kohta ja väga paljude asjade kohta ja see on lihtsalt uskumatu, kui palju tänu sellele kõigele on minu elu muutunud. Ma olen palju energilisem, palju rõõmsam, palju õnnelikum, minu elus lihtsalt juhtuvad imed ja järjest rohkem. Samamoodi ma täna ei oleks siin nii õnnelikult, ei oleks nii julgelt, nagu reaalselt ma kardaks nagu vanasti ma täiega kartsin, nagu reaalselt mul oli meeletu hirm, kui keegi pani, et teeme pilti näiteks või et no kaamera ette ma ei tahtnud üldse tulla, on ju. Aga nagu, et teeme pilti, ma olin juba teisel pool maakera selleks ajaks, sest ma nii hullult kartsin pildile jääda või et kaamerasse jääda, esineda, rääkida siis rahva ees. Ma täiega kartsin, sest ma ei arvanud, et ma oleks piisav selle jaoks, kes mina olen selline. Mul olid siuksed uskumused, mul olid nii halvad uskumused iseenda kohta ja kõige selle teema kohta ja et mida ma ka tean, on ju, põhise. Ja tänaseks need on kõik muudetud ja ma tänu sellele suudan olla siin nii energiliselt, nii poweriga ja nagu absoluutselt, kui sul on siis triggerid jooksevad või reageerid siin, ma ei tea, kuidas on ja sellele, see nagu ilmselgelt, kui sa nagu like'id seda ja annab mulle head või nagu tagasisidet, on ju, siis ilmselgelt mul on hea meel, kui ma saan nagu, et see aitas sind teatud viisil, aga samamoodi kui sa oled triggeri peal, sul toimub reaktsioon ja sa reageerid siia alla, mitte kõige positiivsemalt, ei ole hullu, ma võtan ka selle hea meelega vastu, sellepärast et ma tean, et sinu sees toimub trigger, sa reageerid ja nüüd on sul võimalus siis iseennast tervendada, lahustada ära see algpõhjus, miks sa praegu reageerid sellele nii negatiivselt. Kas see on see, et sul tekkis kadedus, et mul läheb nii hästi, et ma olen nii energiline, nii heas tujus ja olen võimeline sellist asja tegema, sest sa tahaksid ka seda kõike või on seal midagi muud taga. Aga seal on absoluutselt kõik inimesed, kes kommenteerivad negatiivselt asjadele või reageerivad või nagu siuke halvasti reageerivad teatud asjadele, siis tavaliselt see ongi triggeri koht, nad triggerduvad mingile asjale ja siis nad hakkavad seal vahutama. Ja see on täiesti okei, mul on kahju, et see tegelikult kahjustab teisi inimesi, aga hetkeseisus selles suhtes on see hea, sest inimesel on trigger. Trigger tuleb päevavalgele, et ta reageerib selle triggeri pealt, ehk siis selle valupunkti pealt, mis iganes see versioon sellest on, siis kas uskumus, see emotsioon või mingi muu asi või kõik kokku. Et kõike seda arvestades, siis kõik nagu seda arvestades, siis sealt on võimalus siis hakata lahustama neid asju ja inimene saab muuta oma elu. Sellepärast on head need triggeri kohad ka ja kui inimene reageerib, ma vähemalt näen, et mingi asi hakkab toimuma inimeses. Aga ilmselgelt ootama positiivseid tagasisidesid ka, sest kellele ei meeldiks, kui inimesed ütlevad häid sõnu ja sa saad nagu siis lisaarmastust ka väljaspoolt, eriti kui sa nagu täidad teiste tasse, et sulle täidetakse ka sinu tassi. See on üliarmas ja ülivõimas kogemus. Nii. Teeme väikse pausi jälle. Kohe varsti olen tagasi. Nii, ma olen jälle tagasi. Ja ühesõnaga, ükskõik, mis reaktsioon siit tuleb, on tegelikult kasulik, sellepärast, et inimene, kes reageerib negatiivselt, temal toimub triggerdamine, ehk siis tema valupunktid tulevad nähtavale, olgu see siis need uskumused või siis midagi muud. Need, kes positiivselt suhtuvad sellesse samamoodi, sa ei pea triggerduma, et mõista. Sa lihtsalt võtad seda vastu minu infot teistmoodi, sa aksepteerid seda, sa ei pea triggerduma selleks, et näha, kuule, minu sees ongi selline asi. Ja see on kõik hästi, et mulle hullult meeldib, kui inimesed kõik
kõik inimesed saaksidki näha enda sees need asjad, lahustada ära ja nagu eladagi õnnelikuna, armastust täis, olla ise siis nagu siuke valgus ja armastus on ja seda jagada ka teistele edasi, et ka teised saaksid nagu olla siis armastuses ja valguses, sest ülihea on elada nagu nii õnneliku ja rõõmsana ja nagu mis imed toimuvad läbi selle, et kui sa oled lahustanud enda elus nagu neid asju, ütleme nii, et sul on unistus, see on mingi unistus, näiteks ma tahaks omale edukat ettevõtet, võtame lihtsalt ühe näite, et ma tahan edukat ettevõtet ja ükskõik, mida ma ka ei teeks, no ei tule, ei liigu mitte midagi, ei tule kliente, ei tule kliente, ei toimu midagi, ei absoluutselt kõik asjad, mida sa teed, pingutad, proovid, no kuskilt otsast asi ei liigu, siis tuleb järjekordselt vaadata iseendasse, mitte tampida kuskil raha alla ja et ma ei tea, palkame kõik inimesed, kel teevad need asjad korda, kui sinu sees ei lähe uskumused kokku selle ettevõtte loomisega, selle ettevõtte tegevusega, samamoodi sinu emotsioonid, mis sinu sees on, tekitavad samamoodi neid olukordi, näiteks kui ma tunnen või usun ja ongi need emotsioonid sellega seotud, et ma ei ole piisav, ma ei ole hea, ma ei ole parim, mida ma teen, siis see kõik takistab ka nagu sinu tööd, sinu energiat ja samamoodi see ettevõte ei saa kuskil liikuda, sest sinu ettevõte kasvab samamoodi, kui sina kasvad. Sina kasvad ja arened, siis ettevõte läheb samamoodi. Aga kui sinu sees on need uskumused, mis sul on, et ma ei ole piisav, siis sinu ettevõte kogu aeg kinnitab sulle, et sa ei olegi piisav. Need kliendid ei tulegi sinuni, sellepärast, et sa ei usu, et sa oled piisav. Et sa, ma ei tea, selle ettevõtte kaudu siis jagad midagi väärtuslikku. Et kui sa ei tunne, et sa ise oled väärtuslik, siis samamoodi see ettevõte ei ole väärtuslik. Sellepärast, et sa annad enda siis uskumuste ja emotsioonidega tegelikult seda loodki ju seda ettevõtet ja see ettevõte on rajatud samamoodi siis nende uskumuste pealt. Nende emotsioonide pealt, mida kogeb tegelikult see klient ja see klient ei tule. Või siis ta tuleb ja siis on nagu, see on nii jama, mis sa siin teed. Et sa saadki selle nagu risti vastupidise kogemuse. Ehk siis järjekordselt tuuakse sulle päevavalgele need siis uskumused või emotsioonid või haavad, mis sinu sees vajavad lahustumist, et sa saaksid kasvada, areneda ja elada lõpuks õnnelikult elu lõpuni, aga õnnelik sa saad olla juba täna. Et kõik on võimalik nagu reaalselt. Ütleme niimoodi, et kui võtta siis 6 aastat tagasi ma ei oleks elu sees uskunud. Kui keegi oleks mulle sellist juttu hakanud rääkima, nagu ma täna räägin, siis ma oleks nagu mida äkki. See ei ole võimalik, see ei ole nii lihtne. Lihtsalt elu on minu vastu, nagu minu suhtumine sellel hetkel 6 aastat tagasi, siis oleks olnud põhimõtteliselt midagi sellist. Et see lihtsalt las ma mõtlen 6 aastat. Ja see on lihtsalt uskumatu, mis on nagu toimunud ja muutunud minu elus selle 6 aastaga. See 6 aastat, mis ma olen muutnud täielikult oma elu läbi siis uskumuste muutmiste, lahustanud neid emotsioone, valupunkte, haavu, tegelenud nii palju iseendaga, vaadanud iseendasse, kaasa arvatud näiteks kaaslasega oli mul samamoodi, et tema on üks suurimaid siis minu elus, peale perekonnaliikmed on väga head trigerdajad meil, toovad asju päevavalgele, aga partner
on üks parimaid ja eriti tema on minu elus olnud nagu reaalselt lihtsalt, ma ei oska seda isegi seletada, milline peegel ta mulle on olnud, sest ta on absoluutselt kõik asjad mulle päevavalgele toonud. Ma ei nagu ma ütlesin enne, et ma ei tundnud, et ma olen piisav tegelikult siiamaani, ma olin hästi palju sellega tööd teinud, aga ikka olid mingid need sees, mingid emotsioonid, mis olid lahustamata. Et see uskumus oli olemas, aga minu emotsioonid ja lood, mida ma endal rääkisin, ei käinud kooskõlas sellega. Ja ta tõi mulle kogu aeg seda nagu päevavalgele. Ehk siis tema käitumine, ma reageerisin siis oma valupunkti pealt, et tema käitumine tõestas nii öeldes mulle kogu aeg, et ma ei ole piisav. Et ta pani mind kogu aeg tundma, et ma ei ole piisav. See ei olnud pahatahtlik, ta ei teinud seda teadlikult tegelikkuses, lihtsalt oligi see, et kuna minu sees oli see nagu emotsioon ikkagi sees, mis siis tõmbas neid olukordi minu ellu, lõi minu elu sellisel kujul, et näha, et ma ikka veel tegelikult ei ole ära muutnud seda, et ma ei ole piisav või nagu, et ma peaks olema nagu, et ma olen piisav uskumuse ja kõikide nagu kõik lood, emotsioonid ja haavad sellega seotult peaks olema nagu reaalselt niimoodi ära lahustunud, et ma terves kehas, igas mõistes, energia väljas tunnen seda, et ma olen piisav. Et üks asi on see uskumus, teine on see nagu reaalselt see tunne, see emotsioon minu sees, et mis mul siis selle nagu lausega on, ma olen piisav. Väga paljudele võib olla selle video jooksul, ma olen väga palju rõhutanud, ma olen piisav lauset. Siin võib olla väga suur triggeri koht väga paljudele, sest see on üks uskumus, see on üks juuruskumusi, mis siis tegelikult takistab meie elus väga palju asju ja sellega seotud siis kõik need emotsioonid, kogemused ja haavad, mis on tegelikult tekkinud. Et see võib olla väga suur triggeri koht, lihtsalt mainin ära, võta see armastusega vastu ja vaata endasse, miks, kus ja kuidas. Ning kui sa soovid sellega tööd teha ja ei oska nagu ise kuskilt alustada ja tundub, et ma olen õige inimene sinu jaoks, siis sa võid alati ühineda minuga siis minu membershipides või siis võtta näiteks online kursus. Et see on kõik sinu valik ja me saame need asjad ära lahustada ja tulla siis siia, kus sa tunnedki, et sa oled piisav ja elu on imeline, fantastiline. Ja sa ei pea võtma 6 aastat selleks, et jõuda siia kohta, sest minul võttis see kaua aega, mina pussisin esiteks üksi väga kaua, mina mõtlesin, ma saan üksi kõigega hakkama. Siit on järjekordsed uskumused on ja enda sees ja emotsioonid ja ma pean kõigega üksi hakkama saama, sest mina kasvasin üles sellise siis kogemusega ja selle tunde ja emotsiooniga, et ma pean üksi hakkama saama absoluutselt kõiges. Ja täpselt samamoodi oli selle tervendamise tee, et ma pean kõike üksi tegema, ma pean kõigega üksi hakkama saama, et see kõik on omavahel seotud. Ja viimasel ajal minu elus ongi praegu see murrangu koht, kus siis ma tegelengi eriti selle teemaga, et tegelikult ma ei pea üksi hakkama saama. Et see on järjekordne siis valupunkt minu sees, need uskumused on ära lahustanud, aga mingi emotsioon on ja valupunkt on siiamaani minu sees olemas, aga nagu ma ütlesin, see ongi praegu minu koht, kus ma veel tegelen sellega ja see on varsti läinud. Nii, aga ühesõnaga soovitan enesearengu teekonda siis kasuta teejuhte, tunneta, kas see inimene sobib sulle või mitte. Mida rohkem inimene triggerdab, nagu just teejuhina, seda rohkem ta... Kuku, mis sa teed seal? Mis teed? Ja. Kas sa lased emmel ära teha või? Ja ühesõnaga
teatud määral, mida rohkem inimene trigerdab, seda rohkem ta toob sulle päevavalgele väga palju asju, et minul üks teejuht, kelle ma siis leidsin, algselt mulle ei meeldinud ta üldse, sest ta trigerdas minus nagu nii palju asju ja mul oli siuke vastumeelsus tema vastu ja tänaseks ma olen nagu täiega lihtsalt, ta on üli super. Et seda tasub jälgida, kuigi tunnetuse koht, kui on liiga suured ja liiga hullud triggerid. Mis sa räägid seal niimoodi? Et see, kui on liiga suured triggerid, siis sellega seotult siis kas sa tahad ka tulla rääkima või? Sa tahad ka jagada, jah? Jaa. Nii, ühesõnaga sellega seotud tuleb tunnetada iseennast, aga jah, teatud määrani need, kui coach trigerdab sind, seda parem on, sellepärast, et ta toobki sul nagu selle kõik päevavalgele, nii nagu mina teejuhina, sest ma pean sulle kõigepealt näitama valgusega, mis sinu sees toimub, et sa näeksid seda ja saaksid hakata lahustama kõike seda. Kui ma seda ei tee, siis sul ei ole kasu. Sul on vaja näha enda sisse neid asju. See, kui ma tulen suga kaasa, et sa oled näiteks ohvri rollis, et kõik teised on halvad ja ma tulen suga kaasa ja räägin, et ongi kõik teised halvad, siis see kahjustab sind rohkem kui toetab. Et see tuleb jälgida, mis on siis see õige variant. Aga ülivahva oli teiega täna ja kuna mul poeg tahab ikkagi, et ma rohkem keskenduksin temale jälle ja ta tahab väga jutustada, siis tänaseks on tšoki ja kohtume varsti jälle. Tšau!